Animatsioonivigade leidmine Peppa Pigis on põhimõtteliselt saanud meie täiskohaga tööks ja täna leidsime mõned tõeliselt head vead. Näiteks episoodis Edmondi elevant sünnipäev märkasime 2 lühikest, kuid naljakat viga. Kui härra Zebra hüppab kaubikust välja, jälgi hoolikalt tema käsi, sest kohver ilmub neisse justkui võluväel. Sekund tagasi ei hoidnud ta midagi ja see pole veel kõik. Kui emme põrsas võtab kirja ümbrikust välja, siis kui vaatad ümbrikut, näed, et see kahaneb su silme all. See muutus ise väiksemaks. Räägime nüüd episoodist London. Siin viib Madame Gazelle klassi ekskursioonile Londonisse, kus nad saavad linnaekskursiooni Inglismaa kuningannalt endalt. Kui buss ootab silla ületamiseks laeva möödumist, siis kui vaatad bussi sisse, näed selgelt mingisugust juhendit seinal. Aga kui laev ületab silla ja kaamera näitab uuesti bussi, on juhend täielikult kadunud. Ja see pole veel kõik. Kogu selle episoodi vältel on bussi sees kelluke, mis ilmub ja kaob erinevates stseenides. Ühel hetkel on see olemas, järgmisel hetkel on see kadunud. Episoodis, kus Riho Jänes tuleb mängima, näeme kohe alguses, kuidas vihm sajab esiplaanil. Aga kui aknast välja vaadata, siis seal vihma ei saja. Taust on täiesti kuiv. Alles pärast seda, kui episoodi pealkiri ekraanilt kaob, hakkab vihm lõpuks ka akna taga sadama. Kas vihm unustas õigel ajal kohale ilmuda? Ja see pole selle episoodi ainus viga. Kui Suusi jõuab Peppa majja, siis kui uksele tähelepanelikult vaadata, on selle kõrval uksekell. Aga sama episoodi sissejuhatuses polnud seda uksekella kusagil näha. Keegi paigaldas selle ilmselt väga kiiresti. Episoodis Vana Jänku paaditöökoda leidsime klassikalise kadumistriki. Ühel hetkel episoodis näeme selgelt posti, mille otsas on kelluke. Aga kui paat sõidab puidust posti otsa ja upub, kaovad nii post kui ka kelluke täielikult. Läinud, aga vaid mõni hetk hiljem, kui vana koer tõmbab paadi veest välja, on post ja kelluke maagiliselt täpselt samas kohas tagasi. Osas Peopus kutsutakse Peppa Candy kassi sünnipäevapeole, mis toimub 2-korruselises peobussis. Ja kohe märkame midagi kummalist. Bussi sees on ainult üksainus istmerida. Kõik lapsed istuvad samasse ritta ja buss hakkab liikuma. Aga kui kaamera näitab bussi väljastpoolt, on istekohtade paigutus täielikult muutunud. Nüüd istuvad lapsed mitmes erinevas reas, nagu tavalises bussis. Üks rida muutus kuidagi sekunditega mitmeks. Ja see pole veel kõik. Kui lapsed istuvad sööma, on taldrikul 6 võileiba. Danny, Susi ja Pedro võtavad igaüks ühe. Nii et alles peaks jääma 3 võileiba. Aga kui sa vaatad taldrikut, on seal ikka veel 4. Keegi sai lisavõileiva ja keegi ei pannud seda tähele. Nüüd on see siin, natuke erinev tavapärastest vigadest. Selles osas, kus Peppa, George ja Issi põrsas värvivad Eevi tuba, näed aknast välja vaadates selgelt päikest taevas. Kui nad on värvimise lõpetanud, on väljas juba pime. Aga siin ongi kummaline osa. Päike on ikka täpselt samas kohas, kus ta enne oli. Me kõik teame, et päike tõuseb idast ja loojub läänes. Nii et kui aeg on möödunud ja on läinud pimedaks, peaks päike olema üle taeva liikunud või hoopis kadunud. Nüüd see järgmine stseen episoodist Rõngad on tõesti naljakas. Kui kõik lapsed võtavad korvist rõngaid, näeme, kuidas Zoe Zebra nendega liitub. Aga siin on probleem. Hetk tagasi polnud teda isegi klassiruumis. Ta polnud seal alguses. Ja siis äkki haarab ta rõnga, just kui oleks ta kogu aeg seal olnud. Kui just Zoe ei õppinud teleportima, on see selgelt animatsiooniviga. Ja see pole veel kõik. Kui kõik hakkavad oma rõngastega mängima, kaob Zoe jälle müstiliselt, nagu polekski ta seal kunagi olnud. Ta ilmus korraks ühes stseenis, haaras rõnga ja kadus siis õhku. Räägime episoodist Dr. Hamsteri kilpkonn. Dr. Hamster külastab lapsi, et rääkida oma 3 lemmikloomast. Ja selle stseeni ajal näeme selgelt, kuidas Candy kass istub koos teiste lastega klassiruumis. Aga hiljem episoodis, kui Dr. Hamster avastab, et tema kilpkonn on puu otsa roninud ja kutsub Preili Jänese tuletõrjeteenistuse appi, näitab kaamera tuletõrjeautot teel sündmuspaika. Ja kui sa vaatad selle taga olevat autot, istub Candy kass selle sees. Aga kuidas? Me just nägime teda klassiruumis. Pole võimalik, et oleks jõudnud sinna autosse. Kas Candy kass liigub väga kiiresti? Või animaatorid unustasid täiesti ära, kuhu nad olid pannud. Episoodis Ohutus ennekõike on veel paar head näidet. Kui Issi põrsas avab turvavärava, siis kui sa hoolikalt vaatad, läheb värav otse läbi Peppa ja Georgi nägude, just kui nad polekski tahked. Ja siis, kui Peppa ja George hakkavad maja beebikindlaks tegema, mähkides kõik mulli kilesse, õnnestub neil kuidagi ära katta ka laes rippuv lamp.
2 väikest põrsakest, kes vaevu ulatuvad köögi tasapinnani, suutsid kuidagi panna mullikile ümber lambi, mis ripub nende peade kohal. See pole niivõrd animatsiooniviga, vaid pigem mõistatus. Üks osa, mis on täiesti täis vigu, on muusikariistad. Kui Issi põrsas annab Pepale trummi, pole sellel ei rihma, nööri ega midagi, millega seda üleval hoida. Aga kui Pepa hakkab seda mängima, hõljub trumm lihtsalt õhus, just kui nähtamatud käed hoiaksid seda tema jaoks. Siis, kui Georg hakkab oma pasunat puhuma, on tema selja taga teler ja kuldkala täiesti kadunud. Nad olid seal veel hetk tagasi, aga nüüd on alles vaid tühi sein. Ja lõpuks, kui Issi põrsas emme põrsale plaksutab, vaata tema käsi hoolikalt. Need lähevad otse läbi tema enda pea. Selles kohas hakkame juba mõtlema, et Issi põrsas ei pruugi olla päris tahke. Nüüd on siin veel üks episood, kus on rohkem vigu kui tavaliselt. Luksumise episoodis, kui Pepa haarab oma lusika järele, läheb tema käsi otse läbi emme põrsa hommikusöögi kausi, nagu seda polekski seal. Siis kui Issi põrsas valab piima oma hommikusöögi sisse, siis kui vaadata kannu, ei lähe piimatase üldse alla. Ta valab piima, mis ilmselt kunagi otsa ei saa. Ja kui vaadata hommikusöögi kaussi laual, siis see tegelikult ei seisa laua peal, vaid hõljub veidi selle kohal. Ja lõpuks keskendu lusikale Pepa käes, sest juba 1 kaadri pärast on see täielikult tema käest lauale teleporteerunud. Liikudes edasi episoodi kompost juurde, vaata pilditahvlit seinal. Episoodi alguses ripub see selgelt köögikapi kohal. Aga vaid mõni hetk hiljem, kui Pepa prügikasti juurde kõnnib, on see sama pilditahvel üle köögi teleporteerunud ja ripub nüüd hoopis prügikasti kohal. Ja kui juba prügikastist rääkida, siis esimest korda seda nähes on gaas täiesti kinni. Aga kui Pepa läheb midagi ära viskama, avaneb gaas ise enne, kui ta seda puudutab. Kas Pepa maja on kummitustega või on sellel prügikastil tulevikust pärit liikumisandurid? Ja kõige veidram osa on alles ees. Kui emme siga hakkab Pepale erinevaid prügikaste näitama, on need pandud otse külmkapi kõrvale. Aga vaid mõned stseenid varem oli külmkapp tihedalt vastu seina, ilma igasuguse vaba ruumita selle kõrval. Pepa maja köök paistab end stseenide vahel ise ümber korraldavat. Nüüd tuleb üks kiire, aga tõesti kummaline näide episoodist Tähesära. Kui seapere jõuab vanaisa seamajja, on Issi siga selgelt talveriietes. Aga kui ta ronib pööningule, kannab ta järsku oma tavalisi igapäevariideid. Võid arvata, et ta lihtsalt võttis need enne üles ronimist ära. Aga ei, sest juba sekundi hiljem on ta jälle talveriietes. Ta vahetas kuidagi riideid 2 korda mõne sekundi jooksul, ilma et keegi oleks märganud. Nüüd viimane näide. Vaatame osa võimlemistund. Kui vanaisa jänes annab lastele juhiseid, vaata, kus seisavad kassikati ja elevant Emily. Nagu näeme, on kassikati kaugemal pool ja elevant Emily lähemal pool. Aga viga on selles, et juba järgmises stseenis on nende kohad vahetunud. Mõne kaadri jooksul vahetasid nad lihtsalt kohad. Ja selles stseenis, kui vaatame tausta, näeme, et seal ripub hunnik köisi. Aga vaid mõne kaadri pärast on kõik need köied kadunud. Ja lõpuks, kui vanaisa jänes ütleb lastele, et nad kõiguksid nagu tarretis, siis kui vaatame Suusi siia, on tema käsi kadunud. Ja see ongi kõik, mis me seekord leidsime. Aga teades Pepa põrsa multikat, on tõenäoliselt sadu veel, mis on otse silme ees peidus. Anna kommentaarides teada, milline neist sind kõige rohkem üllatas. Ja nagu alati, näeme järgmises videos.